Ja palun, poisid. Tere õhtust, head televaatajad, ja oleme pildiga teieni tulnud Coloradost, Ameerika Ühendriikidest, ja enne kui selle ülekandega edasi lähme, üks hea uudis ja üks väga halb uudis. Hea uudis on nimelt see, et pärast 2 päevast ootamist on selles võistluskohas Copper Mountainis ilmaolud läinud heaks. Teatavasti üleeile jäi see lumetormi tõttu ära, lükati edasi eilsele. Ka siis ei olnud ilmaolud piisavalt head, et seda naiste individuaalse rennisõiduvõistlust pidada, ja lükati see uuesti tänasele. Täna, nagu te pildis näete, tundub, et päike on ka väljas, tuuleolud tunduvad olevat väga head, ja siinkohal jõuame väga halva uudiseni, milleks on see, et Kelly Sildaru, üks selle võistluste suur favoriit, täna ei võistle rennisõidus. Kuna see võistlus ja kogu see ala nõuab väga palju ka ekspertiisi, on minu kõrval end sisse seadnud Karl Kristjan Alasi. Tere õhtust, Karl. No mina sain sellest infost teada, et Kelly ei võistle just nimelt, kui sina siia majja jõudsid, ja räägi natuke täpsemalt, kuidas see info sinuni jõudis. Ja, tere õhtust ka minu poolt siit, et olin suhtluses Kelly treeneri Mihkel Ustaviga, ja Mihkel kahjuks paar tundi enne ülekannet mulle selle kurva uudise teatas, et Kelly oli proovisõidul siis natuke aega tagasi maandunud nukki ja ütles, et põlv annab veidi tunda, et ei soovi hetkel riskida, et homse slopestyle võistluse osas on veel võimalik, aga hetkel ei tea, et on kahtlus all ka see. Jah, tõepoolest 2 alal Kelly siin võistlema pidi, üks just nimelt rennisõit, millest tal tegelikult Youth Touril veel ju medalit ei ole, ja jääb see, loogiline on, et ka sellel aastal siis saamata. Loodame nüüd siis selle peale tõesti, et homme pargisõit, mis Eesti aja järgi hilisõhtusse on planeeritud, et Kelly vähemalt seal saab oma 4. Youth Touri kulla eest vähemalt võidelda. Aga kokku on 8 võistlejat meil siin siiski. Kelly asemele leiti ka lõpuks keegi, ja vaatame siis kiirelt üle, kes need võistlejad on. See, kes Kelly Sildarut asendama hakkab, on USA-st 23-aastane Jeannie Crane Mosi. Täpsemalt juba tema kohta siis, kui ta laskuma hakkab, aga kindlasti pigem vaadates tema tulemusi, tema täna favoriitide hulka ei kuulu. Aga ülejäänud 7 võistlejat, 21-aastane Abigail Hansen USA-st, 30-aastane Britta Sigourney, kes ilmselt Kelly, ütleme siis taandumisel sellelt võistluselt tahab saada, või ütleme nii, et tal on võimalus saada oluliselt kõrgem koht. Cassie Sharp, võib-olla siis Kelly Sildaru kõige suurem konkurent, vähemalt kui vaadata aastatagust MM-i, kus siis teatavasti väga napilt Kelly Cassiet võitis. Edasi Devin Logan USA-st, 26-aastane Rachel Garker, 22-aastane kanadalanna Sabrina Chakmakli. Kelly Sildaru kõrval oleks ta olnud siis teine eurooplane, kes sellel võistlusel osa võtab, nimelt on tema pärit Saksamaalt. Ja lõpetuseks siis Zoe Atkin, kes ütleme nii, et esindab tiitlivõistlustel Suurbritanniat, aga on ta end ikkagi sisse seadnud USA-s. Kõik need siis võistlema lähevad ja näeme ka neid nimesid nüüd siin ekraanil. Rennisõit, Karl Kristjan, räägi natuke, mis sellised elemendid siis seda võistlust iseloomustavad, millel tasub siis silma peal hoida, mis võiks olla sellised õnnestumised? Ja nagu siin enne pildis ka näitas, siis tegu on sellise modifitseeritud rennivõistlusega, et ei ole tavapärane renn, nagu on olümpial või X-mängudel, et on sinna ettepoole pandud siis ka 2 natukene teistsugust obstaklit, ja üks nendest on siis natukene meenutab ka sellist slopestyle obstaklit. Et suhteliselt pikad käpid, lõpus muidugi on siis 90 meetrit tavalist renni, ja õnnestumised nagu ikka, et kes kõige paremini teeb, sellel kõige paremini läheb, ja eks siin pildis hakkame nägema, et kuidas see täpselt välja tuleb, et Jani siis meil siin esimesena kohe pildis on valmis laskuma. Vaatame, mis siit tulema hakkab, et läheb siit kohe peale.
nii ilusti võtab sealt suuskade külje pealt kinni väike haare ja teisele poole siis natuke teistsugune haare. Tuleb siit nüüd renni sisse ja paremale 540 kraadi, see on juba päris hea ja vasakule näitab väga hästi praegu sõitja siis mitmekülgselt. Paremale 720, natukene maandumisel siin puudu, et maandus natuke külg ees, aga päästis ilusti ära, et sellega probleemi ei ole. Et näitas väga ilusti praegu mitmekülgsust, suutis pöörata mõlemale poole, muidugi oleks võinud siin praegu nende kraadide juures olla ka mõned krääbid ehk haarded, et oleks võinud siin suuskadelt kuskilt kinni võtta, oleks stiilipunkte nagu rohkem saanud. Aga räägimegi natuke sellest võistluste süsteemist ka, nagu te siin vahepeal võib-olla võisite märgata ekraanil 3 laskumist iga võistleja teeb ja kas mul on õigus sarnaselt X-mängudele vaadatakse üleüldist muljet? Selline info minuni on jõudnud jah, et kuigi siin nagu nägite ka, et skoori näidatakse, maksimaalne võimalik on 100, aga siiski ei ole eraldi välja toodud nagu FIS-i võistlustel, et mille eest konkreetselt mingid punkte jagatakse, et on tegu sellise üldmuljega ja siis iga kohtunik ise nagu vaatab, mis talle siis kõige rohkem muljet selle sõitja puhul avastab. Aga teine laskuja Abigail Hansen, 21-aastane Californiast pärit ja Utah ülikoolis käinud ja Karl Kristen jällegi sõna sulle. Ja väga ilusti siit samamoodi alustab krääbidega, nagu alustas ka eelmine sõitja. Üle selle teise obstaakli tegi nüüd, pani siit 360 kraadi veel juurde ja esimese hüppega kohe maandub selge ees, ehk siis 720 kraadi. Siit siis selge ees 360 ja selge ees 360 teisele poole, ehk siis kuna esimeste obstaaklite näol on siis tegu veidi raskematega, siis kindlasti on näha, et seal võib-olla siin nõrgematel sõitjatel lähevad trikid hetkel natukene lahjemaks, et piirdutakse ainult krääbidega, et ei panda kraade juurde, aga väga ilusti, väga hea kõrgusega, ilusti maandumisse ja samuti päris hea sõit, et vaatame, palju siit punkte tuleb. Abigail Hansen siis aasta tagasi, kui toimusid maailma meistrivõistlused, mille Kelly Sildaru võitis, tema seal kukkus esimesel laskumisel ja sai kokkuvõttes ikkagi madala 17. koha, aga ei ole tegemist ikkagi päris, ütleme, selles mõistes alumise otsa võistlega, et MK-sarjas ikkagi parim koht 4. 2018. aastast on ja USA Revolution Tour, selline asi, sellise võistlus on ta võitnud ka, kus siis noored saavad osaleda ja kus nad saavad ennast reklaamida siis igasugustele sponsoritele ja firmadele. Aga Abigail Hanseni 21-aastase ameeriklanna punktid 74,33, nii et läheb kindlalt seda võistlust hetkel juhtima, seda siis esimese laskuja Crane Moosi ees. Ja siin kindlasti nüüd need selges maandumised ja pealeminekud andsid neid punkte juurde võrreldes esimese võistlejaga. Siin ilusti siis võetakse meil esimesel sealt suusasabadest kinni, ehk siis on tegu tailgraabiga inglise keeles ja läheb paipi sabahaare. Sisse. Sabahaare, jah, võib nii vist öelda. Ja siit tuleb meil vasakule 720, aga kaotab maandumisel suusa. Et kas nüüd on tegu siis klambri probleemiga või on midagi valesti natuke sätitud või oli maandumisel tekkinud jõud piisavalt suureks ja suusk jalast ära tuleks, et kuigi siit telepildist see jääb punktiskoor ka siis, et kuna on tegu ikkagi üldmuljega, siis nende trikkidest, mis tehtud on, nende eest ikkagi mingid punktid pannakse. Kuigi siin telepildist vaadates võib-olla see renn nagu niivõrd suur ei tundu, siis tegu on ikkagi originaalse superpaibiga nii-öelda, mis on siis olümpia mõõtmetes ja selle renni seina kõrgus on 6,7 meetrit. Et kõik, kes on mõnes suusakeskuses, kus superpaip on, vähegi sinna renni keskele sattunud ja neid seinu näinud, siis ütleme niimoodi, et kõrgused, millega seal mängitakse, väga väiksed ei ole ja selliseid asju ikka juhtub, et tuleb ka suusk jalast ära.
Rääkimata sellest laskumise nurgast, mis on ka ilmselt oluliselt suurem, kui see tundub läbi telepildi. Just täpselt nii on, et see on paratamatu. 25-aastane sakslanna Sabrina Tšakmakli kord 4. laskuda on ja siit ta läheb. Nii, alustab uuesti paremalt poolt. Ei saa siin päris täpselt praegu seda haaret kätte ja teeb siit vasakule ilusti 270 kraadi. Vasakule 540, samuti puudub hetkel haare ja paremale 540. Vasakule 720, samamoodi oleme siin näinud praegu palju naisi üritamas seda 720 kraadi, ehk siis kaks pööret ümber oma telje. Ütleks, et praegu kõike maandumised on jäänud natuke sinna kõrguse taha, et tulevad natuke liiga vara maha ja maanduvad veidi viltu, et seda annab päästa, aga natuke oleks kõrgust juurde vaja siin, et siit muidugi väga hea kõrgusega tasub kiita, et otsis ka krääbi, aga seda hetke sealt kätte ei saanud. Sabrina Tšakmaklil võib-olla sellised väga säravad tulemused veel seni karjääris puuduvad. MK-sarjas on ta poodiumil ühe korra olnud, see oli aastal 2015, kui sai teise koha. Aga 64 punkti talle esimeselt laskumiselt ja annab see talle hetkel teise koha. Ja siin kindlasti parandamisruumi on just nende haarete näol, et iseenesest kraadide poolest on väga soliidne. Nii, oleme esimeste laskumiste poole peale jõudnud, läheb 5. võistleja rajale. Ja tundub, et tegemist on 26-aastase ameeriklanna Devin Loganiga ja just nii ongi. Tegelikult on ta pärit lausa New Yorgist, aga loomulikult sealt pidi ta kiiresti kuskile vähe lumisemasse kohta minema, et selle võistlusega ja selle spordiga tegeleda. Devin Loganil tundus siin praegu väga hea tuju olevat ja kindlasti mingi hea tümps ka kõrvas tiksumus oli, et siit väga hea tundega praegu peale läheb. Siit esimeselt poolelt pigem võtab stiili, et üles ei hüppa, aga siis sõidab nagu selle nii-öelda karvib selle ülemise rinni poole läbi, et samuti ei ole lihtne teha, aga siit pigem otsib natukene rohkem seda stiilipunkte kui kõrguse ja triki raskuse eest, et aga üks eesmärk kindlasti, mis sellisel võistlusformaadil ja ka sellel nii-öelda modifitseeritud rennil on see, et ikkagi tuua esile siis sõitjate mitmekülgsust ja ka loovust, et tavalises superbaby-võistluses see võib-olla nii palju nagu esile ei tule. Muide, tegemist on ka võistlejaga, kes on selles mõttes Kelly Sildaru sarnane, et on ta pargisõidus ka väga edukalt võistlenud ja pigem isegi edukamalt kui näiteks rennisõidus, et 2014 olümpiamängudelt pargisõidu hõbemedalistiga on tegu, nii et on tema ikkagi oma karjääri jooksul väga kõrgeid kohti ja väga häid saavutusi näinud ja teinud. On ta ka 2012. aastal läbi elanud täpselt sedasama põlvevigastuse, mis ka Kellit siin paar aastat tagasi vaevas. Ja 58 punkti hetkel 3. kohale ta läheb selle laskumisega. Täpselt nii on, eks selliste raskete vigastuste puhul ikka on raske tagasi tulla ja tihtipeale on see psühholoogiline faktor seal isegi suurem kui füsioloogiline faktor, aga siin järgmine võistleja Brita, kes ma usun, et võib olla üks favoriitidest tänasel võistlusel. Esimeselt sealt siis 540 kraadi siit ja natuke pikale läheb. Väga hea mõte iseenesest, teised tegid sealt ainult 270 ehk siis kolmveerandpööret, tema pani sealt pool pööret veel juurde, et selge ees maanduda. Aga natukene oli suunaga liiga kaugele ja maandus sinna languse põhja, et sealt on üldiselt jällegi see maandumisel see jõud on nii suur, et sealt on raske ennast sealt kükist püsti ajada. Et vaatame siit kordusest korra uuesti, et mis siin täpsemalt valesti läks. Et ja täiesti sealt see kõrgus oli nagu väga hea,
aga suund oli liiga palju sinna maandumise poole, et loodame, et siis järgmisel sõidul parandab seda, et iseenesest trikina väga hea ja väga stiilselt tehtud. Brito Sigourney, kui me eksi, selle võistluse vanim osaleja, 30 eluaastat tal juba selja taga on ja selle jooksul ei ole ta vähe saavutanud. Üle-eelmisel aastal olümpiamängudel pronksmedal, mäletame ju eelmist aastat, kus sai MM-il ka 3. koha, kus ta lükkas teiselt kohalt ära ei keegi muu kui Kelly Sildaru. Ja tegelikult Dutuuril selle sama võistlus, mis käimas 2011-2012 kahekordne meister, aga nüüd. Ja Cassie Sharp siis tõenäoliselt tänase võistluse kõige suurem favoriit hetkel siin väga keskendunult, mõtleb viimaseid mõtteid, vaatab, mis teda ees on ootamas. Et kohe näeme, milline see esimene sõit siit tuleb, läheb sealt vasakult poolt, alustab peale. Ja selle triki nimi on Flare. Seletan pärast lahti ka, mis see Flare tähendab, sealt ilusti 450 kraadi üle ja samamoodi nagu siin ka Devin Logan, et ei lähe sealt kohe hüppesse, vaid libistab selle ülemise osa sealt läbi. Siit paremale 900 kraadi ja vasakule 1080. See oli praegu kindlasti praeguse hetke kõige parem ja kõige tehnilisem sõit, mida siin korduses ka nüüd kohe näeme. Nende viimaste kraadide puhul seal tuleb tähelepanu seda, et neid sooritatakse siis nii-öelda läbi tagurpidi salto, et tegu on siis korkkraadidega, mis siis sisaldab endas just seda pöördamist ja samal ajal ka saltot. Sealt siis tagurpidi saltoga üle ja 4-5 ilusti, nüüd kohe peaksime kordus nägema ka neid viimaseid trikkesid paremale väga ilusti. Krääbi kätte ei saanud, seda kindlasti annab parandada. Ja nüüd vasakule 1080, väga ilusti ja väga stiilselt, väga hästi. Tõenäoliselt siin kahtlust ei ole, et liidriks ta läheb, aga küsimus on selles, millise punkti summaga hetkel liider 74,33 Abigail Hansen, nii et näeme kohe, mis saab olema Cassie Sharpi ja ei tasu unustada, et on veel naisi seal üleval, kes esimese sõitu üle teinud ja 85 punkti siit tuleb. See on tõesti väga hea skoor. On praegu päris tugevalt liider ja seal on lausa 11 punkti praegu vahe, et siin kahtlust ei ole, aga siin on veel Rachel Parker, kes on samuti kindlasti täna üks pretendentidest sellele kõige kõrgemale pjedestali kohale ja alustab samamoodi ka siis tagurpidi saltoga sealt üle ja vasakule 270 kraadi sealt läheb reinni sisse ja tuleb siit vasakule 900 kraadi ja paremale 900 kraadi ja vasakule 720 siis siia lõppu, et praegu mis kõikide sõitjate puhul on väga hästi välja tulnud, on ikkagi see mitmekülgsus, mille poole siis freestyle suusatamine on tegelikult viimaste aastatega väga palju liikunud, et trikke tehakse mõlemale poole ja erinevate siis haarde ehk siis nende krääbide variatsioonidega, et siin 10-20 aastat tagasi ikkagi tehti trikke nii-öelda ainult tugevamale poolele, et praegu on näha, et kõik demonstreerivad oma mitmekülgsust, et oskavad teha mõlemale poole siis kõiki trikke, et siit ka 270 siit üle tuleb, natukene haare lühikeseks jäi, aga seda on väiksed asjad, mida annab parandada. Et siin tundub, et siin ka nende 900 kraadi puhul siin mõlemale poole hetkel seda haaret kätte ei saanud, aga samamoodi annab parandada. Ja see mitmekülgsus on ka üks nendest 5 hindamiskategooriast seal kohtunike jaoks tõenäoliselt. Just, see on kindlasti seal, et samamoodi on siis see trikkide raskus nii-öelda ja see tehnilisus, et lisaks siis veel
lisaks siis võib-olla ka kõrgusele ja ka stiilile, mille peale siin palju mängitakse ja tuleb siis ka tema esimese sõidu skoor 80,33. See paneb siis ka, kui ma nüüd ei eksi, teise aga esikolmik praeguse seisuga on suhteliselt tugevalt eristunud ikkagi tagumistest tüdrukutest, et see umbes nii nagu ka eeldatud sai, et see esikolmik siin tugevam on. Aga märkamatult on esimene ring suusatatud ja lähme vastu teisele ringile ja uuesti on siis proovimas head laskumist teha Jeannie Grain-Moosi, kes esimesel katsel sai kirja 56,66 punkti. Just loodab siit kindlasti parandada, et ma usun, et nüüd kui naised on kõik selle esimese sõiduga siin küll oli vist paar erandit, aga üldiselt... Kaks sellist korralikku ebaõnnestumist. Jah, kaks ebaõnnestust oli, aga on saanud suhteliselt korraliku sõidu omal maha, et siis nüüd on natukene julgem ka proovida natuke raskemaid asju võib-olla, või natuke paremini. Ja siit samamoodi alustab ilusate aaretega. No, võib tuua välja jällegi, et siin võrreldes teiste sõitjatega natuke need kõrgused jäävad nagu madalaks, et see on asi, mis jällegi kohtunike silmis just eristab ja seda vau-efekti on nagu vähem, mis on jällegi üks nendest üks sellest hindamissüsteemi nagu kriteeriumist, aga ilus puhas run, kõik maandus ära, mis vist praegu tahtis. Vaatame siit kordust korra aegklubis ka, et see vahe, kus ta sealt üle hüppab sellel esimesel obstaklil, muide on ligikaudu 4 meetrit, kuigi see tundub sealt ainult väike pilu. Nii siit vasakule 540 kraadi natukene maandub sinna parema külje peale liiga palju ja siis paremale 720, et samamoodi nagu esimeses sõidus ka, et natuke jääb kõrgusest puudu, maandub sinna külg ees, aga kuna suusakandid on õige nurga all, siis ta tuleb sealt ilusti välja ja probleemi ja väikse spoori paranduse ta siit ka saab, et järelikult ka kohtunike silmis kuhtum oli. Just täpselt alla punkti juurde, aga siiski 57,33 punkti, nii et on parandanud enda skoori ja nüüd siis Abigail Hansen peaks minema starti, kellel juba esimese laskumise kolmas tulemus all hetkel 74,33 punkti. Just nii, siin on näha ka, et samamoodi tuju on hea ja muusika on hea kõrvas, et see freestyle suusatamine selline ala on, et ütleme, et enne kui sa sealt sisse tuled, et see tuju peab hea olema, et seal mida muud moodi nagu ei saa. Eesti keeles kuidagi saab üleskihutamismuusikaks seda nimetada. Üleskihutamismuusikaks, aga samas väga keskendunud ja siin on väga hästi kohe demonstreerib kõrgust ka, et see siit vasakule jälle, et siis oli 270 oli see. Nii, siit vasakule 720, sinna vahele läheb selgees nüüd peale. Selgees siis paremale 540, uuesti selgees. Mis on tema puhul väga huvitav on see, et ta praegu lausa 3 trikki alustas ja maandus selgees, ehk siis rõhub jällegi sinna natukene tehnilisusele, et selle eest natuke sealt rohkem punkte välja võidelda, et siin teistega võrreldes teiste siin nii palju selgees pealeminekuid ei näinud. Kui palju need võistlejad pidid nüüd, ütleme, oma sellist siis plaane muutma seoses sellega, et see punktisüsteem ja see hindamine on natuke muutus? No, ma isiklikult arvan, et väga palju ei pea nad nagu selle pärast midagi otseselt muutma, et kui eelnevad aastad igal pool nii X-mängudel kui ka Dude-Touril on nagu rohkem mängitud selle peale, et oleks siis üks selline ideaalne sõit ja siis seda ideaalset sõitu seal need kolm sõitu nagu taga aetakse, et siis nüüd selle uue hindamissüsteemiga panustatakse nagu rohkem sellele, et siis need sportlased ka näitaksid oma seda variatiivsust ja mitmekülgsust, et mida nad siis kõike nagu teha suudavad, et need sõidud võivad olla nagu täiesti erinevad, et ei pea seda ühte ja sama sõitu tegema, aga see, mis teil on planeeritud, et see on seal harjutuspäevadel juba selgeks saanud tavaliselt, et sellega ainult kui midagi
muudetakse, siis muudetakse ilmastikulude pärast, nagu oli siin paar päeva tagasi tiimivõistlusel näha. Ja tundus, et need kommentaatorid, kes seal Copper Mountainis üle kogu selle ala räägivad, praegu mainisid ka Kelly Sildarut ja mainisid seda, et hetkeseisuga vist osaleb homme pargisõidul, vähemalt mina nii palju välja kuulsin, aga eks see info on veel välja selgitamisel, selge see. Zoe Atkin. See on muidugi tore uudis, jah, Zoe Atkin nüüd siit teisest sõidust kindlasti loodab saada omale hea skoori, esimese sõidul natuke kukkus ja kadus meil siin ka praegu pildilt ära sinna väikse... Kas on sama suusk, sama klamber? Praeguse seisuga tundub vist sama suusk ja sama klamber, jah. See pigem tundub nagu siis tehnilise poole jama hetkel olevat, et eks näis, kuidas see seal ära lahendatakse, aga praeguse seisuga tundub, et see sõit jääb sinna tehnika taha, et näed, võiks ju arvata, et mis see suusatamine siin tehnikaspordiga ikka seotud on, aga näed, üks suusaklamber võib sul juba 2 sõitu järjest ära rikkuda siin suurel võistlusel, et paraku see asi nii on. Jah, tegemist on siis selle võistluse kõige noorema sportlasega, vaid 17-aastane Zoe Atkin. Tema on siis see, kes esindab tiitlivõistlustel Suurbritanniat, tegutseb USA-s, ja eelmise aasta lõpus, täpselt 13. detsembril sai oma esimese MK-sarja etapivõidu, nii et suur tulevik on tal ees ootamas, loodetavasti temalt väga palju oodatakse Suurbritannias, aga kui sellised asjad hakkavad rolli mängima, nagu seda on suusad ja klambrid ja selline tehnika, siis ei ole midagi teha, jääb ainult viimane laskumine tal hea tulemuskirja saada. Jah, siin kordusest oli näha ka, et see suusk tuli kuidagi natukene liiga lihtsalt lahti, et tavaliselt nii lihtsalt ta ikkagi lahti ei tohiks tulla siin selliste kiiruste ja kõrguste puhul. Sabrina Chakmakli esimesest laskumisest all 64 punkti. Meie ainus Euroopa võistleja siis sellel võistlusel praegu siit, et siseneb siia 3. sektsiooni, siia paipi, vaata, mis siin tuleb. Vasakule 540 kraadi ja paremale 540 kraadi jällegi näitab oma mitmekülgsust, väga hea. Ja lõpetab siis 720 kraadise pöördega, et suhteliselt sarnane sõit nagu oli ka esimesel laskumisel, et samuti siit oli näha ka natuke praegu, et need krääbid, need aardid jäid puudu ja sealt võib-olla sealt sõitja näost natuke võib välja lugeda, et praegu vist selle sõiduga rahul ei ole, et siit annab veel ühe sõiduga nagu parandada. Jah, sealt parema käega otsib seda haaret, aga kuna keha läheb tasakaalust välja, siis ei saa seda sealt kätte. Ja parandab ka tema sarnaselt paljude eelmistega teisel laskumisel natukene oma tulemust. 67-66 uus tippmark tal on, ehk siis natuke üle 3 punkti parem kui esimesel laskumisel. Ja nüüd oleme uuesti Devin Logani juurde jõudnud, 58 punkti temal siis all ja nagu siin juba mainitud on, pea käib muusika rütmis ja nüüd siis laskumine. No tundub, et tuju on hea Devinil, sellega probleeme ei ole. Ja siit väga huvitav variatsiooniga, et liigub paremale, aga keerab vasakule, et seda võin ka hiljem seletada, mis see termin seal on ja mis see nagu tähendab, et siit tuleb nüüd renni sisse ja alustab siit paremale 540 kraadiga ja siis vasakule poole kohe 720 kraadi ja läksid nüüd selges peale, aga mulle tundus praegu siit otsepildis, et tõukas natuke liiga vara ja ei saanud tõukamiseks seda õiget kohta seal kätte, et kohe siit aeglupis võib-olla näeme ka, mis seal täpselt juhtus, aga muidu väga puhas sõit, et see viimane trikk siin praegu natuke rikub selle punktisumma kindlasti ära. Ja näeme siin siis korra nägime siin seda renniga ülevalt poolt pildis. Siit hüppab üle selle vahe siis sellise haardega nagu Japan Grab, kus siis võtab käega sealt talla alt, aga teisele tagant on päris tehniline haare, et ei ole kõige lihtsam mida teha. Jah, vähe asju on ilusamad kui lumi ja päike ja selline suur plaanvaade kokku panna, mida Eestis meil paraku sellel aastal väga näha ei ole. Jah, tõesti, kui seal Kopperimäel praegu on seal mitu päeva võideldud lumega, siis meil siin aknast välja vaadates kahjuks
kahjuks meenutab see vaatepilt kõike muud kui talve ja nii paraku see hetkel on, et siin USA-s kindlasti on siin need ära jäetud päevad kõik käinud seal puudrid sõitmas metsa vahel, et see on kindlasti üks parimaid asju suusatamise puhul ka. Nii ja Britta Sigourney on oma teisel laskumisel, aga esimesest ütleme tulemust all ikkagi kokkuvõttes ei ole. Nii ja nüüd tegi selle 450, millega ta seal esimeses sõidus kukkus väga ilusti ära, siit tuleb vasakule 9 kraadi väga ilusti ja väga kõrgele läks ajaga, et Brita on siis tuntud ka sellest, et suudab minna kõrgele ja ei karda seda kõrgust, et siin oli sellest tema sõidus seda väga hästi näha. Kohe näeme Korsusest ka siit, et parandas selle siis ära, mis siin esimeses valesti läks, et väga kõrgele läheb võrreldes teiste tüdrukutega. Maandub küll selge ees, aga pöörab ümber, et siis ikkagi Renni siseneb nägu ees, et meeste tasemel üldiselt tehakse ka selliseid asju, kus siis ikkagi ümber vahepeal ei pöörata ja siis näiteks Renni ka selge ees, et sellesama hooaja kiirusega ja siit ilusti siis kork 900 vasakule poole. Ja siit kordusest ka siis paremale 720 samamoodi läbi selle korgi, et seal on näha, kuidas siis jalad ja pea tulevad põhimõtteliselt siis selle keerutamise ajal nagu samale tasapinnale, et see seda korki siis ka iseloomusti tähendab ja siit 72 punkti, et loomulikult oluline parandus võrreldes esimese ja neljandale kohale Britta Sigourney sellega hetkel läheb, kanadalannad juhivad ja jõuamegi kohe ka nende juurde. Ja ütleks, et Brita nüüd selle esikolmiku selle vahe tõmbas nagu natukene sealt väiksemaks ja ühtlasemaks, et sai sinna esikolmikule lähemal ja kui siin veel mõnda asja võib-olla parandada, mõnda haaret kauem hoida, ei ole ka välistatud sinna esikolmikusse sisse murrab. Cassie Sharp. Ja Cassie Sharp tuleb siit samamoodi siis sellise saltoga üle selle vahe siit vasakule 450 kraadi. Samamoodi ei karta kõrgele minna, nagu enne mainisin, on läinud seda teed, et Rennis seal ei lähe kohe hüppama, vaid siis näitab ka natuke oma stiili ja seda suusatamise stiilset poolt. Ja siit lõpetuseks vasakule 1080, aga nüüd siin nägite ka, et tuli siit nüüd suhteliselt valus kukkumine, et tundus, et siin selge ees ja pea käis päris kõvasti vastu maad. Meedikud kohe lähevad uurima ka igaks juhuks, et kuidas olukord on, et siit kordusest võib-olla näeme täpsemalt, mis seal maandumisel juhtus. Otsepildist tundus, et natukene liiga sügavale vist maandus, aga kohe saame teada. Jah, tegemist ikkagi on eeskätt ekstreemspordiga ja selliseid asju paratamatult seal juhtub. Loodame, et kõik luutkonnid on tal terved, tundub, et saab ise vähemalt püsti. See on alati hea märk. Jah, ekstreemspordis see on, võib vist öelda, et kukkumistagajärg üks kõige paremaid märke, kui sa omal ajal ikkagi sealt minema jalutad, et siis loodetavasti midagi väga tõsist ei ole, aga nagu ma enne mainisin, siis et kuigi siit telepildist ei tundu need asjad siis nii suured, siis tegelikult need kõrgused ja kiirused on ikkagi väga suured ja nii ja siit nüüd väga ilusti sai selle aarde kätte ja kõik oli nagu väga hästi. Aga tundub ka maandumisel samamoodi, et maandub sinna ninade peale natuke ja samamoodi suust tuleb nagu suhteliselt lihtsalt jalast ära, et siin ei oska ka otse kommenteerida, et millest kas võib olla mingi tehnilise probleemi tegu või mitte. Et kui sinna liiga põhja nüüd maandus ja see jõud liiga suur oli, siis see suusk ära pidi tulema. Aga jah, no nüüd siis sellest korduspildist oli parem näha, et maandus ikkagi külg ees ja sellise külge ees liikumise peale need suusad jalast lendavad, et vältida siis tõsisemaid vigastusi, aga siit jah, kahjuks peaga päris tugeva matsu sinna vastu maad sai, et selle Renni näol on tegemist tegelikult väga sellise
jäise lumega, et see ei ole sugugi selline pehme lumi, mille peal nad sõidavad. Puuder. Jah, puuder see tõesti ei ole, et see on üldiselt suhteliselt jäine ja sinna kukkuda väga meeldiv ei ole, et mis siit tundub, et võib-olla ei ole midagi, on tegelikult võib-olla päris palju. Jah, tõesti Britta Sigourney, kes on tuntud oma kõrgete hüppete pärast, näiteks 2018. aastal oli sealt renni äärest 4,5 meetri kõrgusel ja siis kukkuda sinna põhja, see on ikkagi, me räägime juba maja kõrgustest. Just täpselt, et see maapinnast teeb 10 meetrite peale, et see vähe ei ole, aga siin on meil Rachel Karker, kes näed samamoodi maandub sealt praegu natuke liiga põhja ja rennist jah, nüüd tekkis siin väike O-probleem seoses sellega, aga näitab siin ikkagi natuke stiili, võtab haarde, et ei vasakule siit 900 kraadi ka, et üks pluss, mis muidugi selle hindamissüsteemi puhul veel on, et enne oli nagu suhteliselt niimoodi, et kui midagi sellel sõidul nagu viltu läks, siis üldiselt sõitjad lõpuni seda sõitu nagu väga ei sõitnud ja ei pingutanud, et siis nad panustasid selle uue katse peale ja proovisid uuesti, aga nüüd, kuna tegu on sellise üldmuljega, siis isegi kui sa seal natuke vahepeal kukud, siis selle eest küll võetakse punkte maha, aga siiski sõidetakse sõidud ilusti lõpuni ja pakutakse siis ka seeläbi natuke rahvale rohkem midagi, et ei lähe nagu niisama tühjalt sõidud. Ka samamoodi nagu Brita tuleb väga-väga kõrgelt ja seal on seal maandumisel näha, et seal maandumisel on siis ka jooned, mis vastavalt tähistavad neid kaugusele ja tuleb sinna teisest joonest veel alla poole, et seal täitsa sinna põhja juba. Ja siis lähme kordusesse seda vasakule 900 kraadi, et küll haaret jällegi ei ole, aga muidu väga ilus puhas tehniliselt. Ja alla jõudes muidugi läheb kallistab seal oma konkurenti, et tõesti tegu on sellise spordialaga, kus me konkurente ei vihka. Kõik on sõbrad ja põhiline see, et kõigil on ikkagi hea ja tore olla. Jah, olles täna käinud sellisel üritusel nagu Simple Session, siis ka seal oli väga hästi märgata seda, kui hästi kõik konkurendid omavahel läbi said. Nii see on, eks kõik üks seltskond on ja kõik on ikka nagu üksteisele toeks ja toetavad, et see vaen seal kaugele meil ei vii, aga siin on meil siis edetabel nüüd ees ja Cassie Sharp siin ikkagi praegu ligi 5-punktilise eduga seda esimest koht hoiab, siis on Kanadale lausa siis kaksikjuhtimine hetkel just nii, et jah, see nüüd selle teise laskumisega ei muutus küll see, et jõuti sinna veidi lähemale. Britta Sigourney oli siis üks see, kes tegi väga olulise tõusu ja 72 punkti peale 4. kohale. Esikolmik püsib samana. Kanadalannad hetkel juhivad seda võistlust, ainukesed, kes on siis üle 80 punkti kirja saanud. Kolmas ja otsustav laskumine on siin Dutuuri naiste individuaalse rennisõidu laskumisel veel ees ja läheb seal siis uuesti esimesena starti Crane Mosin, selline ameeriklanna, kes Kelly Sildaru asemel seal võistlusel osaleb. Sildaru siis, kes veel alguses meiega ühinenud ei olnud, pidi sellest võistlusest taanduma, kuna tegi treeningul oma põlvele natuke liiga või vähemalt mingi kukkumise peal tal see põlv hakkas tundma, mis ju oli siin 2 aastat tagasi kõva tähelepanu all. Ja otsustati siis koos oma treeneri Mihkel Ustaviga sellest rennisõidust loobuda. Loodame, et homme on ta igal juhul platsis ja pargisõidus saab kaasa lüüa. Just nii on, nagu siin enne ka mainitud sai, et tegu on ikkagi ekstreemspordialaga ja kui vähegi sellised asjad juhtuvad ja alla on olnud ka selline tõsisem vigastus, siis ütleme niimoodi, et ega kergekäeliselt selliseid otsuseid eriti suurvõistlustel nagu ei tehta, et siin mingi osa võistlusest või terve võistlus nagu vahele jätakse, et ju siis on sellel ikkagi kindel põhjus ja tegu on kindlasti ka läbimõeldud ja kaalutletud otsusega, et niisama lihtsalt see ei käi, et tõesti need hüpped ja asjad, mille peal seal
mille peal seal kõike tehakse, on suured ja on üldiselt vaja suhteliselt vähe, et seal midagi valesti läheks. Just eriti, kui on tegemist niivõrd noore sportlasega, nagu on Kelly Sildaru, siis seda profikarjääri, nagu me siin näeme, Britta Sigourney 30-aastane ikka veel võistleb kõige kõrgemate kohtade nimel. Kelly Sildaru saab ju nüüd kas 9 päeva pärast alles 18, nii et tema sellised hiilgehetked võiks ju veel ees olla, olgugi et neid on lugematu arv juba olnud. Just nii on, ma ise ka siin panin natuke tähele, et naiste konkurentsis see vanus, see võistlemise siin tippkohtade peale võistlemisel, see vanus on oluliselt kõrgem kui meeste konkurentsis, et siin X-mänge ja muid tähtsaid suurvõistlusi vaadates jääb ikkagi silma see, et kogu see sport on liikunud väga palju sinna nooruslikkuse suunas, kui nii võib öelda, et kuna trikid on väga raskeks läinud ja nõuavad väga palju nii-öelda füüsilist kui ka vaimset valmisolekut, siis üldiselt seal meeste konkurentsis see enamus sellest võistlusest käib seal 18 kuni 22 aastaste vahel, et kõik, kes seal on vähegi vanemad, on juba suhteliselt pensionärid. Seal loomulikult on seal mõningad eredamad näited, kes on seal ka vanemad, aga üldjuhul sinna see tipp nagu jääb, et sealt edasi üldiselt oled juba pensionär. Nii, aga oleme tundub valmis kolmandaks ja viimaseks laskumiseks. Veel manati teile ekraanile see hetke seis ja very shaken up. She said she is not going to take her third run. Was debating it for a little bit. Jah, tundub, et tuleb meil otse koha pealt info, et Cassie Sharp, kes selle kukkumise läbi elas kolmandale laskumisele igaks juhuks enam ei lähe, vähemalt niimoodi sain mina sellest jutust aru. Just nii tundus ka praegu mulle ja Cassiel ikkagi 85 punkti all on, et korralik sõit tal tehtud on ja ju siis ei ole mõtet seda riski siin praegu võtta, et seda kuidagi hakata parandama või veel, et üldiselt sellel nagu mõtet ei ole. Jah, me teame ju oma valusast kogemusest, et ka vigastada saades ja katsetest siis taandudes võib medalile tulla. Räägin siis Magnus Kirdist ja tema õlast, aga et Cassie Sharpi jaoks ju ei ole medal kindlasti välistatud. 85 punkti on väga korralik summa ja hetkel sellega ta juhib. Aga jõuame siis viimase laskumiseni ja Jeannie Crane-Mosi hetkel 7. positsioon ehk eelviimane ja läheb siis vastu oma viimasele laskumisele 56,66, 57,33 talle esimesed 2 laskumist. Jah, Jeannie siit nüüd viimasele sõidule läheb, et võimalik, et siit tuleb veel väiksed korrektuurid, parandused stiili ja näiteks kõrgusosas, et trikid osas ma üldiselt ei usu, et siit väga palju muutusi tuleb. Siin näitab siis mute grab'i, mis on siis üks vist võib öelda klassikalisemaid freestyle suusatamise haardeid, mis on leiutatud, et siis suusad ristis ja võetakse sealt pealmise suusaga kinni. Ja siin vasakule siis 540 ja paremale 720 lõppu, nii nagu me nägime ka eelmistel sõitudel, et suhteliselt puhas sõit ja nagu enne mainisin, siis võrreldes konkurentidega siin ikkagi jääb sellest kõrgusest ja ka seal nende spinnide, nende kraadide juures siis jääb nendest haaretest puudu, et see on see, mis seda skoori ikkagi allapoole tõmbab võrreldes teistega. Siin on näha ka tuleb siis ümber, aga jällegi maandub selle 720 sinna ikkagi niimoodi, et see viimane 90 kraadi sealt on suusad juba lumega kontaktis ja jõuga surub sealt läbi selle, et seal kindlasti oleks parandamisruumi, aga kindlasti tulevikus see võimalus on. Nii on selle 23-aastase võistleja jaoks see rennisõit nüüd lõppenud ja vaatame, kas parandab kolmanda laskumisega oma skoori ka 57,33 hetkel temal all oli. Skoor juba korra manati parandas täitsa 59 oli uus skoor, et siin päris 60 kahjuks nüüd kätte ei saanud, aga täitsa seal läve peal oli, et nii nagu arvatud sai, et siit natukene veel sai seda lihvitud puhtamaks seda asja.
Nii, Abigail Hansen hetkel 3. kohal, 76,66. Kindlasti proovib oma kas siis kohta kindlustada või suisa tõusta mõned kohad sinna kanadalannade kõrvale. Just nii, ma arvan, et siin Abigail kindlasti, kui see tõusmine sinna ei õnnestud, siis kindlasti ta sellest 3. kohast nüüd hammastega kinni tahab hoida, sest Brita on sealt ülevalt peal tulemas ja mine sa tea, mis sealt veel tulla võib, et siit lendab ilusti jälle ilusalt väga stiilselt ja väga kõrgelt lendab sealt üle, siseneb siia renni praegu ja esimese hüppe pealt sealt vasakule 720 kraadi jälle selges peale ja siis paremale 540 ja vasakule 540 näitab, et oskab mõlemat moodi teha. No, kui nüüd rääkida sellest, et tahaks seal poodiumi peale tõusta, mitte poodiumi peal juba on, tahaks selle kõrgemale poodiumastmele natuke tõusta, et siis jällegi siin ütleme jääb puudu nendest haaretest siin nende kraadide juures, et see on see, mis praegu seda esimest kahte seal võrreldes teistega väga-väga eristab. Ja siin ka korduses on näha siis samamoodi nagu enne rääkisin sellest mute crabist, et siin on see mute crab siis koos selle 270 kraadiga väga-väga stiilselt ja väga-väga puhtalt oli see praegu tehtud. Ka tema ikkagi üks noorematest võistlejatest siin täna 21-aastane vaid, nii et on tema suurimad saavutused veel ilmselt ees, nagu siin öeldud sai. MK-sarjas parim koht 4. kuskil ta poodiumile või siis pjedestaalile korrektselt öeldes jõudnud ei ole. Nii et tal on tänaseks selles mõttes päris hea võimalus. No loodetavasti ja tuleb siit ka 3 punkti parandust veel lausa, et see on kindlasti väga hea ja lisab siin kindlustunnet. Nüüd muidugi jäi teisest kohast lahutama teda ikkagi päris vähe siin alla 1 punkti. Et kui siin nüüd võib-olla tekib mõni muu mõte, et oleks saanud natuke veel juurde panna, et oleks ikka selle teise koha kätte saanud, aga nüüd selle 3. kohad ikkagi siin natuke kindlamaks endale tegi, et vaatame siit, mida nüüd. Nii ja Zoe Atkin, kõige noorem sportlane siin, 2 esimest laskumist ebaõnnestusid, on ta võimeline väga heaks skooriks, vaatame, kuidas ta läheb. Jah, vaatame, mis tuleb siin kaamera pilt läks natuke hetkel korra eest ära, et aga tuleb siit nüüd renni sisse ja siit vasakule 720, seal oli päris huvitav ka haarde variatsioon ja paremale hoopis midagi muud kui see, mis me siin väga ilusti puhtalt lõpuni, et hoopis midagi muud kui see, mis me siin nüüd esimesel sõidul nägime, et kindlasti kukub see raskus tema õlgadelt praegu, mis tal siin enne või see pinge, mis tal siin enne seda sõitu oli, et ütleme, et kui sul on limiteeritud arv neid sõite ja sul on esimesed 2 ikkagi läinud aia taha, siis selleks 3. ennast kokku võtta ja loota, et kõik toimib ja tegelikult ka panna kõik toimima, siis see on väga hea saavutus. Vaatame siit lähemalt ka natukene kordusest, mis meil siin oli, et läheb siit nüüd samamoodi kasutab seda teist obstaklit natuke teistmoodi kui teised, et ei hüppa sinna maandumisse, vaid kasutab seda ka siis nagu renni moodi, et tõukab sealt üles ja maandub siis niimoodi, et saab minna järgmisele hüppele sealt selges peale. Ja siin demonstreeris siis praegusel hetkel kõige raskemat haarde variatsiooni, see crab'i variatsiooni, mida siin nähtud on, et tegemist oli siis Octo crab'iga, kus põhimõtteliselt on samasugune asend nagu selles mute crab'is, aga samal ajal võetakse teise käega ka teise suusa sabast veel sealt, et on kindlasti raskem ja ma usun, et ta on oma sõiduga siit praegu väga rahul. Ja nüüd jääb veel küsimus, kui rahul sellega on kohtunikud. Hetkel pjedestaalile viiks punktisumma 79,67. Esimesel kohal on Cassie Sharp 85-ga, hõbemedalil Rachel Carker 80,33 ja Zoe Atkini punktisumma saab olema 80,00, millega tõuseb väga-väga napilt Abigail Hansenist mööda ja pjedestaali kohale, 3. kohale sellega läheb. Jah, siit nüüd tuli see pauk nii-öelda ülalt, et selle ikkagi Abigaili siit praegu nüüd äärmiselt väikse punkti vahega lükkas sinna 4. et vaatame,
kas see nüüd siis liiga jääb või soovib keegi veel sekkuda sinna vahele seal, kui ma ei eksi, siis Brita on meil ka vist. Brita Sigourney on üks nendest, kes kahtlemata on võimeline selleks, et kogu seda esikolmikut seal raputada. Aga ennem veel Jamakli läheb oma viimasele katsele ja 67-66 on temal all parimana. Sest Sabrina siis meil praegu siin ainuke eurooplane, kes siis kogu selle Ameerika seltskonna vastu seal võistlustules on, siit vasakule 540 väga ilusti ja näitab siis samamoodi jälle suudab mõlemale poole ilusti keerutada ja praegu tundub, et seal jäi hoost puudu, et arvestades seda kehaasendit, et sealt vist pidi tulema ikkagi 720 kraadi, aga maandus seal pooleteist pöörde peal ehk siis 540 peal, et kordusest näeb natuke täpsemalt ka, et see kindlasti jälle tema punktiskoorile positiivset mõju väga palju ei avalda, et läheb siit trenni sisse ja siis paremale 540 ja nüüd peaks tulema see viimane trikk siin ja siit tuleb natuke liiga vara maha, siin oli näha, et ülakeha ja käed hakkasid veel edasi keerama, et see ilmselgelt sealt pidi seal poolpööretel juures olema. Siin on meil näha siis ka hetkeseis, hetke paremusjärjestus, et seal ka kolmanda ja teise koha vahel sinna jäi nüüd äärmiselt väike vahe, et kui enne siin sai mainitud, et see esimesed kolm olid nagu väga eest ära, siis nüüd on need vahed seal oluliselt tihedamad, et see kolm sõitu ikka oma mõju jätab ja selle esimese sõidu puhul on väga raske mingit järeldusi teha. Ja Devin Logan, 2017 aasta MM-i 3. koht. X-mängudelt hõbe ja pronks, küll aga pargisõitus on need saavutatud ja läheb siis renni oma viimasele katsele siin Tuuril. Jah, sealt esimesest sellest nüüd natuke sinna liiga peale nukki maandub, samamoodi teisest, et tundub ka, et siin hooga natuke vähe praegu, vähe võitu seda hoogu on, et vasakule 720 saab siit veel selge siit peale minna. Ja sealt siis jällegi üks selline loov ja ka keeruline trikk, mis ta tahtis teha, et natuke teistmoodi kui need kraadidega sellised korgiga spinnid, mis me siin näinud oleme, et tahtis sealt teha siis alley-oop'is rodeo, kasutades kõiki neid ingliskeelseid termineid, millele kahjuks eestikeelseid vasteid väga palju ei ole. Aga siis see alley-oop tähendab tegelikult seda, et suusataja siis liigub ühes suunas, aga keerab teises suunas, et siis keerab nagu sellele liikumissuunale vastu. Ja see rodeo on siis põhimõtteliselt natuke sellise tagurpidi salto moodi, et seal on samamoodi kraadid ka juures, aga tehakse veidi teistmoodi. Ja mitte üllatavad 23 punkti laskumine pigem ebaõnnestus, aga nüüd saab öelda seda, et kui Brita Sigourney läheb starti, on kanadalannad Cassie Sharp ja Rachel Carker endale medali igal juhul kindlustatud. Just nii on ja kuigi siin oli näha, et see viimane skoor nüüd ei olnud teab mis, siiski tema parimaks ei 63 punkti, aga enesetunne oli hea ja siin naeratades kaamerasse see pilt jäi, et ma arvan, et on rahul ja ei ole siin väga pettunud hetkel. Ja nüüd siis on siis Brita otsustav sõit siin vasakule 540 sealt üle. Nüüd on näha siis tema seda kõrgust ja jällegi seal maandumisel jalad natuke liiga laiali ja ei suuda sealt ennast püsti suruda. Ja vasakule 900 maandub praegu sinna. Ja paremale siis ka 720 kraadi sinna lõppu, et siin selgelt läks kõik andma ennast praegu. Siin praegu jah läks maksimumi peale välja ja natukene võib-olla läks lohakaks, aga eks see nii on, et kui sa maksimumi peale välja tahad minna, siis ikkagi teatud asjadega riskid. Et see teises sõidus tal see sama trikk nüüd oli kindlasti oluliselt puhtam, et vajub seal praegu sinna jalgade vahele ja raske on sealt ennast püsti ajada, et
tuleb sealt kõrgelt ja siin on täpselt näha, et seal jääb suuskannast, kui kandi käib lumme kinni veel. Et siin on meil siis vasakule 900 kraadi ja samamoodi nagu seal praegu oli ka näha, et maandub sinna renni täitsa põhja, et ideaalis sa tahad ikkagi sinna oluliselt ülespoole maanduda sinna sellesse seina rohkem, et siis saada veel sinna järgmisse hüppesse nagu rohkem hoogu, et kõik need põhja maandumised võtavad selle hoo ära ja teevad olukorra väga raskeks. Nii otsustav hetk 71 punkti, mis tähendab, et meie esikolmik või vähemalt medalivõitjad on nüüd selgunud. Britta Sigourney ei suutnud sinna võistlusesse enam siseneda medalite eest. Cassie Sharp, Rachel Carker ja Zoe Atkin. Zoe Atkini üle kahtlemata hea meel, vaid 17-aastaselt on endale nüüd Youtuuril pronksmedali võitnud. Kindlasti selle üle on väga hea meel ja see talle kindlasti sealt praegu seda kõike juurde annab, et Cassie istub meil muidugi siin praegu poodiumi kõige kõrgemal astmel, aga üks laskumine on veel ja ennustamine on teatavasti tänamatu töö, nii et ootame ära ja vaatame, mis siit veel tuleb, et võib tulla ka siin suuremaid parandusi kui mõni üksik punkt. Ja Rachel Carker meil siin nüüd minemas on, hetkel siis teisel kohal, et vaatame, mis siit tuleb, läheb siit paremalt poolt peale ja tuleb saltoga üle selle vahe sealt ja vasakule 270 hästi kõrgele läheb sealt praegu, maandub ka natukene põhja ja vasakule väga ilus 90 kraadi sealt, väga hästi maandub ja paremale 90 kraadi samuti väga ilus tehtud, vaatame, mis siit lõppu tuleb ja lõppu 720 kraadi välja arvatud nüüd see üks maandumine seal, teised maandumised olid küll tõesti väga puhtad ja väga puhta sõiduga tegu oli, et ootame siit spoori ära, et mis siit tulemas on kohtunike poolt, et nüüd sportlase poolt kõik on tehtud ja ülejäänud on kohtunik otsustada, mis nad sellest arvavad, et kohustuslik kalli. Jah, siin nii see on. Kipub traditsiooniks saama neil kahel. Kipub traditsiooniks saama, et eks siin ikkagi siin need sõprussuhted ja seda toetust ja siin näete, et kuidas konkurendid üksteisesse suhtuvad, et seda on tegelikult tore näha ja tore teada, et need suhted sellised on. Cassie Sharp siis oma konkurendist Rachel Carkerist 5 aastat vanem on kindlasti ka selles mõttes veidi sellises hoolivas rollis. Ja siit hästi täitsa ligi sinna viimase joone juurde, kus maandumine juba peaaegu otsa saab, et suutis sealt jõuga muidugi väga ilusti vastu võtta selle, et kukkumist sealt ei tulnud õnneks, aga tõesti hästi põhjalt läks, et nagu enne ülekande alguses ka mainitud sai, et need esimesed obstaklid ikkagi väga tehnilised on ja siin on näha ka, et naised tunnevad selle renni osa peal, mis on siis pikkuse poolest nüüd pool sellest tegelikust mõõdust, et tunnevad selle renni osa peal ennast oluliselt mugavamalt kui nende kahe esimese obstakli peal, et see on muidugi üks asi, mis on nagu Kelly tugevus, et Kelly suudab neid erinevaid obstakleid nagu väga kindlalt sõita ja samamoodi oli seda ka X-Gamesi seal slopestyle'is näha, et kui seal viimane obstakel oli samamoodi siis selline rennist pealeminek ja see nagu väga hästi talle sobis. Rachel Carker 83 punkti parandas oma summat, aga ei saanud vastu oma kaasmaalannale Cassie Sharpile, kes täna oma esimese katsega kindlustas kuldmedali ja selleks 85 punkti oli. Nii et saagu siis öeldud, see ametlik esikolmik võitis Kanadast Cassie Sharp, teine koht Rachel Carker, samuti Kanadast ja kolmas koht noor Brit või siis USA võistleja, kuidas võtta, Zoe Atkin. Nii see on, Kanadale sealt praegu see kaksikvõit läks ja sealt kiire intervjuuga meil otsepildis sealt kohe tuleb, et ja tuleb sealt välja, et tal on äärmiselt hea meel Cassie üle. Milline üllatus? Vaata, et rohkem hea meel Cassie üle kui enda üle, et
I don't know. I stayed on my feet the first run, and after that I had a bit of a crash, so I'm just happy to be out here and skiing and doing my thing. Rachel finished up second on the podium. We saw the friendship between the two of you. How much do you guys push each other out on the hill? So much. We're out here always improving on each other and pushing each other, training together, and just always trying to be better. The modified super pipe is a little bit different than what we normally see you guys compete in. What are your thoughts on it, and how much emphasis do you have to put on those top two hits? It was a little challenging trying to figure those out over the week here, but I like this course better than last year's. I didn't love the shark fin, but it's good, it's fun, and it's different. So great to see you out here. Congratulations. Ja sealt intervjuus siis nüüd ka välja tuli, et muidugi raske on kohe seal emotsiooni pealt midagi sinna mikrofoni öelda, et aga tal on äärmiselt hea meel oma võidule ja samuti on tal siis äärmiselt hea meel ka teise koha võitnud Rachel Karkeri üle just täpselt, et tiimikaaslased nad on ja loomulikult üksteist siis mäe peal ka väga palju utsitavad paremini, et sealt tuli ka väike kommentaar siis selle raja kohta, et nagu enne mainitud sai, et need esimesed kaks obstaklit ikkagi seal sellist pinget naistele pakkusid ja olid tehnilisemad kui siis muidu, et aga Cassi sõnul ikkagi parem rada kui eelmine aasta, et eelmine aasta oli samamoodi selline modifikatsioon, aga natuke teistsugune, et siis korraldajatele ka hea teada, et on seal sellele ehitusele head tööd tehtud. Siin on siis põhimõtteliselt parimad kaadrid meil praegu. Just täpselt nii. Rääkides veel kolmanda koha võitnud Zoe Atkinist, siis brittidel on tema osas väga suured lootused 2022. aastaks. Nimelt tema kuulus õde, 21-aastane Isabel Atkin oli esimene britt, kes võitis suusaaladel olümpiamedali Suurbritanniasse ja seda tegi ta 2018 ja kuna nii tema kui ka nüüd ka siis Zoe Atkin on sekkumas väga kõrgesse mängu, siis loodetakse neilt väga palju just 2022. aastal Pekingis. Aga Cassie Sharp, Rachel Karker ja Zoe Atkin tänavu tiutuuril naiste individuaalses rennisõidus esikohad hõivasid. Meil jääb nüüd ainult loota seda, et Kelly Sildaru, kes siis tänasest võitlusest pidi taanduma kerge põlvevalu tõttu, on homme stardis oma trumpalal pargi sõidus. Tuletame siis veel meelde, et 30 võistlust järjest ei ole Kelly pargisõidus tunnistanud ühtegi muud kohta kui esimest. Kui Kelly seal osaleb, siis ülekanne igal juhul algab homme õhtul ETV2 kell 22:55. Aitäh teile kõigile vaatajatele, et selle tunnikese meiega veetsite. Aitäh ka sulle, Karl Kristen, suurepärase ekspertiisi eest siin kõrval. Just kõige paremat Kellile ja aitäh kõigile. Kõige head.